ma taaskasutan enda riideid. Ja rohkem riideid annetama. Kui on vanu riideid, siis mitte kappi seisma jätta ja mitte ära visata. Ja kindlasti mitte H&M-i soodukatel osta hunnikus riideid. Tavaliselt ma kas annan enda õdetele või siis õelapsele või siis viin ka kuskile kaltsukasse, kui keegi muu neid ei taha. Mida ma õppisin sellest keskkonnasäästlikkuse töötoast on see, et paralleele tõmmata päris eluga. Et näha seda, kuidas reaalselt inimestel jääbki ruumi väheseks ja kuidas meie mõjutame enda olukorda, enda heaolu sellega, et kas me oleme keskkonnasäästlikud, kas me kasutame nõudepesumasinat või siis me laseme veel joosta kogu selle aja. Et kõik sellised väiksed asjad mõjutavad mitte ainult meid, vaid ka inimesi meie ümber ja keskkonda muidugi. Keskkonnale vaenulikum tegu. Ma arvangi, et see ongi see riiete ja sodi põletamine, sest sa ei tea, et seda ei tohi teha ja siis sa saad seda koolis alles üsna hilja teada, et tegelikult on see ilgelt kahjulik ja sa sured vähki, kui sa seda teed. Osta vähem pakendatud lihatooteid ja masstoodangut, et rohkem vahendust. Mina arvan, et varem arvasin, tähendab, et niikuinii kõik kasutavad neid pudeleid ja neid toodetakse niikuinii, et mis seal ole, et ikka võin ju kasutada. Aga tegelikult, kui mina alustan klaaspudeli kasutamist nagu mitu korda, et vähem plastpudelit näiteks, siis äkki ka minu lähedased hakkavad ja niimoodi läheb see lumepall veerema. Käia vähem autoga tööl ja teiseks käia rohkem rattaga tööl. Vähem autoga sõitma ja võib-olla siis autosõite jagama, et võtma inimesi rohkem peale, kui on vaja pikemat otse sõita. 6,8 maailma. Kas sa oled selle tulemusega rahul? Ei ole tegelikult, see pani päris mõtlema. Ma juba võtsin ühe inimese rohkem enda autosse, nagu oleks natukenegi säästlikum.